eelmine osa jäi meil pooleli sinnamaale, kui minu vanaema nõid Vinni ja tema kass Vilbur jõudsid õnnelikult koju ja nad maandusid Vinni aias. Mida me nüüd teeme, küsis Vinni. Vilbur naeratas laialt ja osutas rabarbari põõsale. Miau, ütles ta. Hea mõte, hüüdis Vinni. Vinni ja Vilbur heitsid suure rabarbari lehevarju siluli ja vaatasid päikeseloojangut. Vinni sidus ühe 100-jalgse nöörijupiga roika külge ja kiigutas seda üles alla. Kui 100-jalgne üles liikus, hüppas lehel olev kärnkonn üles, raputades tema all olevat rabarberit. Leht tegi Vinnile ja Vilburile tuult, kuni palavus leevenes. Nad tundsid end mugavalt ega tülitsenud enam. Mul on sulle veel üks nali, ütles Vinni. Miau. Mis oli roheline ja oigas? Vilbur naeratas ja osutas käpaga. Jaa, ütles Vinni. Roigas oli roheline ja oigas. Nii, aga nüüd vaatame, mis lugu meil järgmine on. Vinni teeb munarooga. Vinni ja Vilbur olid parasjagu poejärjekorras, et osta nädalavahetuseks šerbetipomme, kummitõuke, lagritsat, rotisabasid ja hapukurke. Kui nad kuulsid koolisekretäri proua Parmarit poemüüjaga rääkimas. Palun mulle üks väike karp odavaid šokolaadikomme, ütles proua Parmar. Oi, kas te tähistate midagi, küsis poemüüja. Täna on mu sünnipäev, ütles proua Parmar. Mitte, et see kellelegi korda läheks. Mul pole kuigi palju raha, aga ma ostan endale igal aastal veidi šokolaadi. Keegi ei too mulle niikuinii midagi ja ma armastan väga šokolaadi. See on küll kurb nagu märg merisiga, kellel pole vihmavarju, ütles Vinni ja torkas oma pikka nina proua Parmari ja poemüüja vahele. Oi, kas see oled sina, Vinni, ütles proua Parmar. Mul on siiani meeles, kuidas sa koolis süüa tegid ja koristasid. Ta hoidis oma šokolaadikarbist kõvasti kinni. Vilbur ja mina kutsume sind meile sünnipäevateele, ütles Vinni. Tule minu juurde, proua Parmar, ja me korraldame tõelise pidusöögi. Proua Parmari näole ilmus õrn arglik naeratus. See on teist küll kena, aga näeme siis kell 4, ütles Vinni. Siis ootab sind kingitus ja hulgaliselt toidupoolist. Süüa, ütles proua Parmar Vinni ostukorvi piieldes. Heldeke, ja ta põgenes poest, sest nagu te mäletate, oli Vinni oma ostukorvi pannud kummitõuke, lagritsast rotisabasid ja hapukurke, aga need vist ei maitsenud proua Parmarile. Vinni ja Vilbur läksid koju ja pidasid aru. Mida me talle kingime, ütles Vinni. Ta on elegantne daam. Äkki meeldiks talle see kena rupskites kätekreem. Mäu, raputas Vilbur pead. Aga kuidas oleks, kui me kingiksime talle suure musta lömastatud limukate seebi? Vilbur raputas veelgi agaramalt pead. Ei, mingi iluasja siis. Kuidas oleks lehmakoogist paberivajutisega? Või tõugukõrva rõngastega? Ei,
välja mõtlesin. Vinni plaksutas vaimustunult käsi. Kas sa mäletad seda lugu mingist asjandusest, mis muneb iga päev ühe kuldmuna? Noh, kui me annaksime ühe sellise proua Bavarile, siis saaks ta peagi rikkaks, siis võib ta iga päev šokolaadi osta. Vilbur naeratas nõusolevalt. Aga mis see oli? Mis neid kuldmunasid munes, Vilbur, arutles Vinni. Mis tuleb enne muna? Vilbur keitis õlgu. Mis see ka ei oleks, igal juhul peab see ju munast välja tulema. Kas pole, Vilbur? Vinni kratsis kukalt. Ja see, mis munes selle muna, pidi olema tulnud teisest munast. Ja igatahes. Ja teeme siis nii. Abrakadabra! Kohe oli põrand täis veeravaid mune. Seal olid suured munad, väiksed munad, täpilised munad, valged munad, roosad munad, karedad munad, siledad munad. Hoia nad soojas, Vilbur, ütles Vinni, ja Vilbur laotas oma sooja kasuka üle nii paljude munade, kui ta vähegi suutis. Samas, kui Vinni koogutas ja embas ülejäänud mune, ei läinud kuigi palju aega, kuni krõps. Oih, krõps. Mäu. Krõps, 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 krõps. Munad hakkasid kooruma. Ja kes või mis sealt munadest välja tuli, kuuleme juba järgmises loos. Kuulmiseni!